Nali ütleb, et hea suhte saladus ja õige kehakaalu saladus on üks, tuleb õigel ajal suu kinni panna. Tere tulemast kuulama järjekordset Raplamaa podcasti, vaatama ka loomulikult. Meil on pilt, meil on heli, saate meid vaadata Raplamaa sõnumit YouTube'ist, Spotify'st, podcast.ee-st ja sõnumid.ee lehe pealt ka. Nii et head kuulamist ja vaatamist. Järgmine saade tuleb teile nüüd siit ja hakkame rääkima haigla teemadel ja igasugustel teemadel ja projektidest, mida siis siin Raplamaal on arendatud juba päris mitu aastat ja mis peaks siis patsientidele või siis klientidele tublisti kasu tooma ja tööd kuidagi lihtsustama ja kõike seda komplekti koos paremini tööle panema. Ehk siis stuudios Raplamaa haigla juht Piret Sell, tere! Tervist! Ja stuudios Ülle Laasner, ma ei teagi nüüd, kuidas sind selle saate kontekstis nüüd tutvustama peabs? Tere! Ma töötan omavalitsuste liidus ja töötan nüüd ka Raplamaa haiglas. Ja seal ma olen projektijuht ja omavalitsuste liidus olen jätkuvalt tervisedendaja. Ahah, et jälle üks töö juures, jah? Põhimõtteliselt ei ole, et lihtsalt see üks töö läks teise kohta, läks haigla alla. Okei, ühesõnaga, sina siis oled projektijuht nendel teemadel, millest me siin rääkima hakkame. Kõigepealt, kuidas haiglas lood on? Kas kevad või selline kevadine aeg mõjutab kuidagi tuju ka haiglas? Kas läheb äkki patsientide tuju paremaks või töötajate tuju paremaks või hoopis halvemaks, et nad peavad seal haiglas istuma, kui õues nii ilus on? Tujuga on meil kõik hästi, et töö on nagu, atmosfäär on töine ja jätkame oma tegemisi. Me oleme küll huviga vaadanud, et kui vahepeal siin märtsis, aprillis oli meil statsionaarses osakonnas suhteliselt vähe patsiente, siis on patsiendid, osakonnad on täis, patsiente on palju. Et ju inimesed tahavad ennast suveks vormi saada tervise korda, et siis käivad väikse statsionaarse ravi läbi. Aga aastaaegadest üldiselt ei ole see, palju seal haiglas siis nii-öelda kliente on või ei ole? See ei ole nii väga aastaaegadest, mida me oleme täheldanud, et enne või peale ja enne suuri pühi tuleb meile rohkem patsiente ja me ise arvame, et see on seotud sellega, et inimesed elavad üksi ja vanainimesed elavad üksi, siis tulevad enne jõule ja jaanipäeva tulevad sugulased külla ja avastavad, kui viletsaks nad on jäänud ja nad vajavad arstiabi ja siis me näeme niisuguseid laineid, et satuvad patsiendid meile haiglasse. Et muidu telefoni teel võib-olla ei ole lähedased aru saanud, et olukord on halb. Kõlab nagu hea sissejuhatus meie tänasele teemale, ehk siis inimese keskne hoolduskoordinatsiooni mudel, mida aastaid on juba siin tehtud ja arendatud ja kordame kõigepealt siis üle, mis asi see siis lühidalt öeldes ikkagi on? See projekt ühendab tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda. Nii et eesmärk olekski lõpuks, et kui nüüd see projekt nüüd lõpeb aastal 2028 kevadel, siis on meil tegelikult juba riiklikult uus süsteem, mille nimi on Tervik ja praegune projekt ongi selle ettevalmistuseks. Kas see tähendab seda, et siis Eesti tervishoid on mingi suure muutuse lävel nüüd? Nii on jah, et üks suur probleem, mida tegelikult kõik on aru saanud, kõik asjaosalised, et Eestil on väga hea tervisesüsteem, aga see on suhteliselt killustunud ja mis on üks suur puudus, et sotsiaalvaldkond ja tervishoid opereerivad täiesti kahes eraldi maailmas, mis praktiliselt kokku ei puutu. Ja see tekitab probleeme, sest inimene on üks oma nii tervise kui sotsiaalsete probleemidega ja need probleemid ikkagi mõjutavad üksteist nii palju, et haigla on hädas, et meil on sotsiaalsete probleemidega patsiendid, kellega me ei oska midagi teha ja sotsiaalsüsteem on hädas, et neil on suurte tervisehädadega patsiendid, keda nad ei suuda siis nagu õige arsti juurde saada. Või siis sedasi võib ka siis öelda, et kui ühe probleemiga tegeleda õigel ajal, siis võib teist ennetada nagu. Just. Nii et praegu on see süsteem nagu inimese jaoks teie nägemusel nagu killustunud, jah? Just.
et ei oska kuskilt alustada või kuhugi helistada. Ei tundu nagu loogiline, sest kui vaadata nagu televiisorist igasuguseid uudiseid, siis nagu igasugune abi on justkui igal pool olemas. Võta ja helista omavalitsuse, küsi, mis sa tahad küsida, sulle vastab, iga asja jaoks on inimene olema, aga nagu ikka siis nagu toimib. No need inimesed, kes abi vajavad, võib-olla ei ole sellises seisus või aktiivsuses või teadlikkuses, et nad oskavad nüüd igale poole helistada või nende lähedased, et on just see nõrgem inimeste grupp, kes jäävad abita, sest nad lihtsalt ei oska pöörduda ja osad on ka sellised, kes arvavad, et ei hakka tülitama. Aga kuidas nad nüüd siis hakkavad kuidagi pöördumas? No ega siin praegult juba on meil ju tööl hoolduskoordinaatorid, kes just tegelevadki selliste inimestega, kellel on komplekssed vajadused, neil on nii tervishoiualased vajadused kui sotsiaalalased vajadused ja siis tehaksegi inimesel üks teekond, et ta ei peaks ise otsima, ise jooksma ühe spetsialisti juures teise juurde, ühe lehe pealt teise juurde ja valdavalt need on ikkagi eakad inimesed ja selleks on hoolduskoordinaatorid meil tööl nüüd juba 4. aastat. Ja näiteks kui me käisime Soomes paar nädalat tagasi õppereisil, seal ütles perearstikeskuse juht niimoodi, et nendel läheb väga suur aur just nimelt sotsiaalteemade peale ja siis me seal imestasime, et me oleme ikka siis arenenumad, et meil on juba 4. aasta hoolduskoordinaatorid, kes võtavadki perearstidelt selle sotsiaaltöö koormuse maha ja nad ei olnud nagu sellisest asjast kuulnudki, ehkki me käisime just nende uut sellist süsteemi vaatamas, aga vaat seda süsteemi neil ei olnud praegult veel. Kus see süsteem siis pärit on, tavaliselt võetaksegi malli just sealt Põhjamaa poolt, aga neil veel ei olnud ja meil juba on, kus see meie süsteem tekkis siis? Ausalt öeldes me ei teagi. Ja no tegelikult Soomes on küll osaliselt see sama terviku mudel toimib neil juba 10 aastat, aga nendel on see veel seal on omavalitsusele antud kogu kohustus ja õigus korraldada nii seda hooldekodusid ja sotsiaalvaldkonda kui ka tervishoidu. Ja raha liigubki omavalitsuse kaudu või selle heaolu piirkonna kaudu. Ja nende kohustused seal on veel palju suuremad kui see, mida Eestis kavatsetakse teha. Et me Eestis alustame natukene inimese kesksemalt ja ütleme hooldekodusid kohe sinna sellesse tervikusse ei liideta. Lihtsalt tahtsin igaks juhuks ka ära mainida, et kui ma enne räägin, et tervishoid on väga killustatud ja sotsiaalvaldkond üldse kokku ei puutu, siis Rapla maakond on tegelikult võrreldes muu Eestiga paremas seisus, sest tõesti need hoolduskoordinaatorid juba on siin tegutsenud ja ka meil ka haiglas on sotsiaaltöötaja tööl. Et tänu sellele projektile Raplamaa on paremas seisus kui ülejäänud Eesti ja eks meil on selle võrra olnud ka väga palju lihtsam seda projekti alustada, sest me ei alusta tühja koha pealt. Me ikkagi oleme selle projekti ju loonud olemasoleva seltskonna inimeste ja loogika peale. Nii et siis see tervik tähendab seda, et lühidalt öeldes, võib mind parandada, kui ma eksin, et luuakse selline ühtne teekond ja ühtne info kogum, kus inimene saab vajalikku abi ühest kohast. Seal tehakse igale abivajajale individuaalne teeplaan, et mida tema täpselt vajab. Kaardistatakse ära selle konkreetse inimese sotsiaal- ja tervisevajadused ja selle järgi siis otsustatakse, et kust otsast seda probleemi harutama hakata. Mis tavainimese jaoks siis see tervik tähendab see sama süsteem, mida luuakse näiteks ma ei tea, minu jaoks siis nagu, kellel ei ole kaebusi ja kes lihtsalt olen tavaline inimene hetkel kõik korras, et minu jaoks ei tähenda see üldse praegu midagi, minusse see ei puutu. Ja, see on ikkagi tehtud nendele, kellel on mitu terviseprobleemi ja sotsiaalsed probleemid ka. Sageli on nad vanainimesed või ka puudega inimesed, kus tõesti on mitu keerulist probleemi vaja korraga ära lahendada. Kuidas see siis ikkagi algab? Käime siis selle tee läbi selle problemaatilise inimesega, et ütleme, et tal on palavik
lihtsalt helistab perearstile, kas siis või see helistab hoopis hoolduskoordinaatorile või keegi hakkab sealt siis edasi uurima, et mis tal peale palaviku veel võiks olla või kas tal on äkki veel mingisuguseid muresid? No tegelikult perearsti juurde ikkagi jõuavad need inimesed, kellel siis on palju tervisemuresid ja sealt siis kaasneb siis ka, kui tuleb välja, et on sotsiaalsed teemad, siis tõesti hakkab hoolduskoordinaator neid asju ajama. Aga iseenesest ikkagi see tervik on nimetus ja tervik on tegelikult mudel, tervik on koostöömudel ja tervik on selline koostööorganisatsioon, et ta ei ole mingi üks maja, et nüüd haiglas on meil see terviku projekt, et nüüd see maja on nagu tervik, ei ole, see on inimeste vaheline koostöö tegelikult ja võib-olla tõesti mõned üksikud inimesed ainult selle projekti raames hakkavad või selle terviku mudeli raames hakkavad edaspidi seal haiglas töötama. Noh, mina töötan momendil, aga edaspidi on seal võib-olla paar inimest ja see on ikkagi erinevate teenusepakkujate omavaheline hea koostöö, seal on haigla, seal on perearstid, seal on kohalikud omavalitsused, kes pakuvad sotsiaalteenuseid ja seal on ka erinevad teenusepakkujad, meil on neid praegult väga-väga palju, kui me mõtleme, kes meil siin vaimse tervise teenuseid pakuvad, on need MTÜ-d, on need OÜ-d, on need täitsa erinevad seltskonnad ja muidugi kiirabi läheb siia alla ja ka erinevad sellised haigusseltsid näiteks, meil on siin puuetega inimeste koda ja sellised, kes inimestega tegelevad. See on riiklik projekt, eks ole, kas see on siis soovituslik, vabatahtlik või kohustuslik, et alguses on tore plaane teha, et teeme ka koostööd, istume laua taha ja muidugi teeme, aga kuidas see päriselt kõik nüüd välja kukub, kas siis tehakse ka koostööd päriselt? See on Sotsiaalministeeriumi juhitud projekt ja tegelikult ta esialgu on need seaduste väljatöötamiskavatsus, aga selle järgi muutub ta siis kohustuslikuks 1. juulist 2027 ja peavad olema siis kõikides maakondades need tervikud moodustatud. Ja lihtsalt suur erinevus, mis meie tänasest päevast on, et on ka üks ühine andmevahetusplatvorm, kuhu pääsevad ligi nii sotsiaaltöötajad kui ka tervishoiusüsteemi töötajad, mis täna sotsiaalvaldkonna andmed ja terviseandmed on täiesti eraldi. Nii et ei ole õigusi ka näha meil sotsiaalandmeid haiglas ega sotsiaaltöötajatel terviseandmeid, et tekivad need õigused, mida see konkreetne abivajaja ise saab need õigused anda, et ta lubab vaadata enda andmeid siis vastavalt ka sotsiaaltöötajal või tervisetöötajal ja siis tekib ka ühine inforuum, et mida sellel inimesel on vaja. Ja sinu küsimusele, et kuidas üldse nagu see asi alguse saab, siis selles projektis on mõeldud selline asi nagu märkamisleht. Ja see märkamisleht on siis see, mida ükskõik, kes märkab seda abivajajat, et kas see on perearst, kas see on sotsiaaltöötaja, siis tema esimesena algatab selle, et ma märkasin, et inimene vajab abi ja see märkamisleht siis läheb sellele nüüd uue nimega tervise teejuhile, kes praegu meil on hoolduskoordinaatorid, aga tulevikus hakkavad olema siis tervise teejuhid, kes siis hakkavad selle konkreetse inimesele seda teekonda looma. Kes see inimene siis päriselt nagu olema hakkab, see tervise teejuht või mis haridusega või mis inimene see selline on? Ta võib olla kas meditsiiniharidusega inimene või siis sotsiaalharidusega inimene ja kes on sotsiaalharidusega, tema saab juurde siis tervishoiualast koolitust ja vastupidi. Et praegult meil hoolduskoordinaatorid võimalik, et lähevad edasi ka terviseteejuhtideks, aga sinna on nüüd natuke aega, sinna on veel 1,5 aastat aega, kuni siis natuke see professioon muutub.
aga jah, ma ütlen, et see on nagu minu jaoks on see nagu üks teenuse liik ainult see hoolduskoordinatsioon seal vahel ja tõesti valdavalt ikkagi tegeletakse selle hilise ennetusega, et ei oleks ravikulud seal elu lõpus nagu liiga suured, neid tagasilangusi liiga suuri, aga mina ise olen terviseedendaja ja mina olen hästi huvitatud just sellest, et ennetus ja terviseedendus tuleb sinna terviku alla ja me ikkagi vaatame juba imikust saadik kui isegi rasedates saadik inimesi, et ja inimese tervist, koolid, lasteaiad ja siis lõpetades siis selle hilise inimestest hoolitsemisega. Ja see on üks hästi tore sõna on seal terviseplaan, et praegult kui ikkagi see rakurss on riigil just nende, kellel on tõesti 4-5 kroonilist haigust pluss sotsiaalsed teemad, et nendel inimestel sealt tuleb see rahaline kokkuhoid nagu kõigepealt silmaga nähtavalt esile. Et kui tõesti üks vana inimene ei kuku võib-olla seal 6 aja pärast kohe haiglasse tagasi, tal on haiglas istub 10 päeva, 3500 maksab, see on ju, et siis see on juba kokkuhoid. Aga kui me vaatame nüüd ikkagi noorte inimeste koha pealt, võtame kas või meid endid, on ju, me oleme kõik väga noored, on ju, eriti Ott, et igal inimesel peaks tegelikult olema oma terviseplaan, mitte ainult siis, kui ma olen vana ja väeti ja mul on 5 kroonilist haigust, aga juba praegu. Ja selline keskkond, ma sain aru, tuleb ka nüüd inimestel sinna terviseportaali ühel hetkel ja sa panedki sinna oma plaani. Näiteks käisin eelmine aasta puugi süstil, ma pean 4 aasta pärast nüüd jälle minema, on ju, 5 aasta tagant pean tegema, millal mul on screeningud, millal mul on vaktsineerimised, millal ma võib-olla üldse perearstile ennast näitan või näiteks lähen naistearstile või mehed lähevad meestearstile, aga ka see, et mis trenni ma teen, aga võib-olla ma panen oma terviseplaan, et ma pean 5 kilo maha võtma. Ja siuksed asjad. Võib-olla see on jälle üks hea samm sinna poole, kus inimesed saavad aru, et nad peavad ise ikkagi oma heaoluga tegelema, mitte keegi ei pea nende eest hoolitsema kogu aeg ja küsima, kuidas neil läheb, vaid nende enda vastutus on siis päris suur vastutus ise enda asjadega tegeleda ja pärast nagu üldiselt ei maksa kedagi teist suures plaanis süüdistada peale ise enda. Minule tundub ka, et ikkagi kuidagi on jäänud see enda vastutus taha plaanile, et kui turvalisuse uus arengukava tuli, seal hakati rõhutama seda inimese enda vastutust, aga siiani ikkagi väga ei ole seda tehtud. Et ikkagi umbes nii, et riik peab ikkagi kõik tagama sulle ja mulle tundus, kui nüüd Soomes käisime, et seal on ikkagi inimesed nagu jubedalt ära poputatud, et iga liigutus, kõik töötavad ainult selle nimel, et oleks nendel kõige väetimatel neid peabki hoolitsema, aga seal on minu meelest ikka kõik asjad nii ette taha ära tehtud. Natukene peab ikka ise ka muretsema. No ja haiglasse tullakse ju tagajärgedega tegelema, aga ise oled sa need tagajärjed tekitanud, mitte alati, aga üsna suuresti see nii on, et seda vastutust peaks nagu rohkem inimene omale võtma, et neid... Tahan tuua siia sisse ühe fakti, mida ma hiljuti lugesin, et Eestis on need ennetatavad surmapõhjuste poolest oleme me Euroopas praktiliselt esimesed või esimeste seas. Ja mis need ennetatavad surmapõhjused on Eesti probleem on alkoholism, et alkohol on suur ennetatav surmapõhjus, aga samuti hüpertensioon ja südame iseemia tõbine on siis kõrge vererõhk ja kõrge kolesterool. Heaolu ühiskonna haigused. Just, ja need on selles mõttes ennetatavad, et kui õigel ajal need ära diagnoosida, õigel ajal ravima hakata, siis tegelikult saab elada nende haigustega väga hästi ja väga vanaks. Et see on see, mida inimesed saavad ja peavad ise aru saama, et see on see, mida mina saan oma tervise jaoks teha. Võib-olla see on selline veidi lihtsam lähenemine inimeseliselt, võid ju teoreetiliselt öelda, et tee sportima ka ilusti ja söö korralikult, kõik teavad ka seda, aga nagu nii nad väga paljud sellega hakkama ei saa, äkki saavad siis sellega hakkama, et vähemalt tegelevad oma probleemiga ka paralleelselt, et nagu räägiti, et äkki tulebki terviseportaali siis
selline koht, kus sa näed või ise paned kirja, mis sa tegema peaksid, kuhu sa peaksid minema. No just ja seal on ka kirjas see, et kui sa ikkagi neid ravisoovitusi ei jälgi, siis see on sinu probleem. Noh, sest muidugi me oleme ise ka mõelnud, et see tervise teejuhi, see on jälle üks inimene, kes võtab käe kõrvale ja teeb sinu eest asju. No see on mõeldud nendele tõesti kõige haavatavamatele inimese gruppidele, kes ise ei saa enam hakkama, aga just sellised elujõulised inimesed peaksid oma tervise eest rohkem hoolitsema. Ja kui sulle on öeldud, et need on need 3 asja, mis sa teha saad, joo vähem, kontrolli oma vererõhku ja võta oma kolesterooli ravimid korralikult, siis sellega võiks hakkama saada. Sest et ilmselgelt, et liigu rohkem, söö vähem, ole normkaalus ja ära suitseta, et seda on juba natuke vist palju, aga üldiselt, nagu sa ütled, kõik seda teavad, aga heaolu ühiskonnas ongi niimoodi, et see ülekaalulisus on nii-öelda epideemiline ja on ta järjest rohkem laste seas aga see on ikkagi see, et mida sa suhu paned. See toodi ka välja selles uuringus, et ka ülekaalulisuses on juba Eesti väga Euroopa esirinnas. Et veel 10-15 aastat tagasi see ei olnud nii, aga nüüd me oleme juba juhime. Jah, nagu nali ütleb, et hea suhte saladus ja õige kehakaalu saladus on üks, tuleb õigel ajal suu kinni panna. Eks ole? Ja muideks ikkagi see uni on ka, et tegelikult kuidas su organism taastub, kuidas su ajus lähevad kõik asjad nagu paika, sa pead magama, sa pead taastuma, rakud uuenevad siis, kui sa puhkad, et seda ikka unustatakse ära ja ise ka, et pead magama. Pead välja puhkama, muidu sust ei ole töölooma, sust ei ole head inimest. Eks ta on niisugune keeruline asi, lihtsalt 3 asja, aga ega ei tule välja paljudel. Endalgi ei tule välja ja kindlasti paljudel kuulajatel ka ei tule välja, võib-olla isegi mõtlevad, mis hea rääkida, mul on see mure veel. Et see ka nagu aitab siis sama tervik, et kui sa ringist nagu välja ei saa, et siis võib ka nagu samamoodi abi küsida siis või? Et mis me nüüd teeme või on see ka mingi teema, millega pöörduda ennetavalt nii-öelda, et oled juba teadlik, et läheb natuke käest ära, aga ei suuda ennast kuidagi kontrollida, et siis võib ka nagu ühendust võtta või? On see selle jaoks? Tervise edendus, see osa, mida siis Ülle veab endiselt edasi, see on see, kus me saame inimestele öelda ja kui tõesti asi on nii käest ära läinud, et ise hakkama ei saa ja märkamisleht su kohta täidetakse, siis oled õiges kohas. Unustasingi küsida, kus kohas see märkamisleht siis on? Me ei ole seda veel kasutanud, aga me võtame ta kasutusel, me just Ida-Virumaal käisime, vaatasime, kuidas neil seal toimib. No eks seda süsteemi annab ikkagi ka kaasaegseks aretada, sest päris niimoodi mingi pabernäpus enam tänapäeval ikka keegi ei liigu ringi, aga see on üks mõttekoht ja eks riik ka siin panustab, et tuleksid tõesti need märkamised õigel ajal erinevatelt osapooltelt ja muidugi veel see, kui sa küsisid tavalise inimese kohta, kogu selles tervikusüsteemis on hästi oluline roll nüüd selles, et esmatasandi tervishoid ehk siis perearstindus muutuks tugevamaks. Näiteks Soomes olid tegelikult kõik perearstid koondatud keskustesse. See oli riigi kokkuhoid. Et ei ole niimoodi, et üks siin, teine seal, aga samas teenus läks inimestest kaugemale, et inimesed ikkagi ei olnud rahul. Aga see oli jälle siuke kokkuhoiupoliitika. Et Soomes me kuulsime ainult seda, kuidas neil raha ei ole. Igal sammul, absoluutselt iga inimene, kellega me suhtlesime seal, rääkis kui hädas on riik. Ja siis, kui me küsisime, et miks teil see riik nii hädas on, te olete ju kõige õnnelikumad inimesed, ikka me teame kogu aeg, et Soomes on kõik väga hästi, siis nad ütlevad, et meil on 2 tööealise inimese kohta ülal pidada üks eakas, üks pensionär ja meil on see praegult 3 inimese peale üks, et me oleme praegu natuke paremas seisus, aga kuna ikkagi elanikkond vananeb, siis need mured ja probleemid süvenevad meil samamoodi, et meil ei ole inimesi, kes raha teeniksid, et kogu seda süsteemi lõpuks ülal pidada ja sellepärast me peame olema ka hästi sellised operatiivsed, kokkuhoidlikud, et seda raha ei raisataks. Jah, tahtsin küsida, et kuidas see tervik siis nii-öelda tööle peaks hakkama, et tuleb eraldi terviseteejuht, kes see olema siis hakkab, saime enam-vähem teada.
aga kas siis selle jaoks on vahendid olemas, et see inimene kuidagi välja koolitada või palgata või see töö langeb teistele hoopis lisaks? Keegi saab koormust hoopis nüüd juurde või siis hoopis koormus langeb kõigil? Kuidas seda lühidalt saaks kokku võtta seda projekti sellest vaatest? No riigil on plaan ikkagi, et näiteks meie maakonna suuruses heaolu piirkonnas hakkavad tööle 5 terviseteejuhti. Ja jällegi mina see ei ole ka kõige tähtsam koht minu meelest sellest tervikusüsteemist. Tervikusüsteemis on ikka oluline see, et meil on kõik need teenused ühel kaardil. Me teame, mis võimalused on, see info on kergesti kättesaadav. Need paljud teenused on ka siin koha peal olemas või kui ka siin ei ole, siis me teame, kus on see järgmine etapp ja omavahel tehakse head koostööd, et tõesti sa peaks seda terviseteejuhti paljude asjade puhul kasutama, kui sul on juba head kontaktid olemas ka teiste osapooltega, et need on tõesti ainult väga komplekssete vajadustega inimestel. Nii et me oleme perfokaartide juurest põhimõtteliselt jõudnud sinna, kus ma lähen arsti juurde ja ma ei pea erinevate arstide juures nii öelda või mingisuguste ma ei tea, kas ametnike just, aga veel erinevate inimeste juures käies 10 korda ära seletama, mis mul häda on või mis ma tahan, vaid kõik juba teavad, millega ma tulin siia. Kas niimoodi? Põhimõtteliselt küll jah, et ikkagi see inimese lugu läheb nagu ikkagi lihtsamini käsitletavaks ja mis on veel üks hästi selline pop teema praegult, et perearstid nüüd kasutavad neid e-konsultatsioone, et inimene ei pea võib-olla tõesti sinna eriarsti juurde minema, ta ei pea võib-olla üldse sinna psühhiaatri juurde tunglema, ootama seal mingi, ma ei tea, 5 kuud on ju, et perearst saab ise teha e-konsultatsiooni suhtlema siis eriarstidega ja sealt võib-olla saab ta sealt hoopis ise edasi minna, et asi nii hull polegi, et ei pea seda haiget üldse edasi saatma või kui tõesti on see vajadus, siis need asjad siis saavad sealt edasi ikkagi minu meelest oluliselt kiiremini. Jõudsimegi haiglaudiste juurde. Et see e-konsultatsioonide võimalus Rapla maakonnas avanes meil eelmise aasta septembris-oktoobris, kui me alustasime esimest, meil lihtsalt tehnilist võimalust enne ei olnud, nüüd on see olemas. Alustasimegi psühhiaatriast ja neuroloogiast ja kardioloogiast, kus esiteks see vajadus on praegu kõige suurem ja perearstid on selle väga hästi vastu võtnud. Nad teevad neid e-konsultatsioone hea meelega, see tähendab seda, et perearst küsib eriarstilt nõu ja kas saab siis vastuse, mida teha selle patsiendiga edasi, et ta ei peagi eriarsti juurde minema või kui probleem on kiire ja oluline, siis eriarst saab kutsuda kiiremini selle inimese enda vastuvõtule. Ja mis on Raplamaa haigla puhul ka oluline, et neid näiteks neuroloogias seda e-konsultatsiooni teeb PERHi, Põhja-Eesti regionaalhaigla neuroloog ja kui see neuroloog näeb, et inimese haigus vajab sellist diagnostikat näiteks, mida Raplamaa haiglas ei tehta, siis ta kutsubki inimese otse Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Et selle inimese nagu teekond lüheneb oluliselt, sa ei pea käima siin järjest kõiki astmeid läbi, saadki kohe otse kõige õigemasse etappi. Ja psühhiaatria kohta tahtsin öelda, et meil on Raplamaa haiglas väga hea vaimse tervise meeskond. Meil on vaimse tervise õde, kelle juurde saab kiiremini ja otse ja meil on ka psühholoogid tööl, kellel on siis ka otse kuumliin psühhiaatriga, et kui ikkagi inimene vajab kiiresti abi, siis ta saab sinna otse, et ei pea seda jahtima seda psühhiaatri vaba aega. Vaat huvitav, ei ole selle peale mõelnud, aga võib-olla võiks mõelda mina ja teised ka inimesed, kus maalt see pöördumise põhjus siis on. Kas seda peab nüüd hirmsasti välja mõtlema, et ei tea, kas nüüd tasub helistada või helista või mitte helistada nagu vanakooli inimesed ikka, et mis ma siin tüütan oma pisikse murega. Või siis vastupidi, igaks juhuks helistada või? No Eestis on ju väga palju ka selliseid eneseabi võimalusi, see peaasi, et kui sul ikka pisike mure on, siis proovi ennast kõigepealt ise aidata nendega, kui ikkagi ei ole abi saanud ja probleemid on suured, siis tuleb ikka pöörduda. Ja kui muidu ei saa, siis perearsti juurde kõigepealt ja perearstist saab kiiremini psühhiaatri juurde, kui vajadus on. Mis siis näitab päris elu? Pöördutatakse ka või?
väga palju pöördutakse ja perearstid väga kiidavad seda e-konsultatsiooni süsteemi, ütlevad, et nad saavad väga kiiresti vastused. Ja ka teistelt erialadelt, meil on nüüd juba ikkagi ligi 10 erialal see e-konsultatsiooni võimalus, nii et me laiendame seda kogu aeg ja püüame seda inimese teekonda lühendada. Kui me juba haigla uudisteni jõudsime, siis mis veel uudist oli natuke siin ennem juttu ka, et operatsiooniplokk läheb kuidagi remont, ma isegi kujuta ette, mismoodi või mida seal remonditakse, aga äkki tutvustad? Raplamaa haiglal on üks operatsioonituba ja see on siis sellest ajast, kui see maja ehitati 70-ndatel, aga loomulikult on ta töökorras, aga ta vajab kaasajastamist. See on meie jaoks väga suur investeering ja suur otsus see ära teha, sest see operatsiooniploki, kogu ploki renovatsioon kestab 4 kuud. Ja sel ajal me seal loomulikult tööd teha ei saa. Meil jäävad väiksemad ja see operatsiooniploki remont siis algab 1. juunil ja kestab 4 kuud kuni 30. septembrini, kui kõik läheb plaanipäraselt. Aga väiksemaid operatsioone siis teeme protseduuritoast, saab teha ka anesteesiaga, aga songa ei lõika ilmselgelt, et need patsiendid peavad Põhja-Eesti regionaalhaiglasse minema sellel perioodil. Väga huvitav, mina olen väga suur haiglasõber, kui nii võib öelda, mul väga meeldib haiglas ja polikliinikus, minu arust on kõik väga toredad inimesed, ma olen ühe korra käinud operatsioonil Tallinnas, seal oli nagu puhkus põhimõtteliselt, kõik olid väga, ma ei tea, millegi pärast mulle alati seal keskkonnas meeldib, ma isegi ei oska öelda, miks. Ma pole põhjust. Puhata saad? Ma ei tea vist küll, jah. Kõik toituvaks voodisse, kõik küsivad, kuidas sul läheb, jalutad ringi koridoris, aega on väga, väga mõnus. Aga ikkagi, kuigi haigla ju hoolitseb inimeste eest, suures osas ka nende inimese eest, kes ise on ju selle kõik tekitanud ja millega siis nüüd haigla peab tegelema hakkama, ikkagi peab haigla olema see, kes viib läbi rahuloleku uuringut, et kuidas teile ikka meeldis. Peate sellega ka siis tegelema. Kuidas siis inimesed rahul on olnud? Mingisugune uuring vist praegu käib või kestab või on läbi või? Meil see sai läbi aprillikuuga, meil oli siis statsionaarsete patsientide, me teeme üle aasta, et üks aasta on statsionaarsete patsientide rahulolu-uuring ja teine aasta on siis nende ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuring. Aga peab ütlema, et inimesed on alati väga rahul meie tööga, et sealt vahel arva siis kommentaaridest saad ka mõne asja, mida parandada veel saaks, et üldised rahulolu-protsendid on kõrged. Ja me loeme hoolega läbi kõik tagasiside, mis meile antakse ja alati püüame ka neid väikseid asju siis ikka paremaks saada, et vahel keegi kaebab, et toit ei maitse ja ports ei olnud piisavalt suur ja me ikka alati tegeleme sellega, nii et kõik, mis meile öeldakse, me püüame neid teha. Tehnika areneb nagu näha, uued projektid tulevad, uued mõtted. Huvitav, kas sa oled mõelnud, et huvitav, milline see Raplamaa haigla nagu 20 aasta pärast välja näeb? Kas seisab üks AI robot ukse ees ja lahendab kõik su probleemid ja võid koju tagasi minna või mis see tulevik üldse võiks tuua? Me tegelikult sel aastal tegime Raplamaa haigla arengukava ja täpselt seda mõtlesimegi, et mis on need vajadused, kuhu see haigla peab arenema. Võin teile öelda, et meie põhiline missioon on jääda Rapla maakonna elanikele selleks keskseks tervishoiuasutuseks, et me küll ei kavatse kõiki haiguseid siin koha peal ise ära ravida, aga vähemasti võtame selle rolli, et me suuname siis inimese võimalikult kiiresti sinna etappi või haiglasse, kus ta abi saab. Eks seda ohtu ei ole, et Raplamaa haigla ära peaks kaduma lähiajal? Seda vähemasti praegu kõikide poliitiliste väljaütlemistega siis maakonnahaiglad jäävad ja me lihtsalt peame ka oma tegevusi viima kooskõlla inimeste, mida inimesed vajavad ja me näeme juba, et täpselt see vanainimeste ravi, valuravi, siis nende geriaatria, mis on just vanainimeste haigustega, et see on valdkond, mida me peame arendama, sest et elanikkond vananeb ja nad vajavad ravi. Tore, me salvestasime oma saadet 19. mail, see tähendab seda, et kui te siit nüüd podcastist ära lähete, siis te lähetegi arutama seda terviku asja, nagu ma aru saan, ehk siis
paika panema siis koostööd, ma ei tea, omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega. Kas kõik osapooled on täna siis nagu ikkagi valmis koostööks ja tulevadki laua taha ja hakkavad aga tegema? Jah, seda nimetatakse praegult initsiatiivgrupi kohtumiseks ja eelmine aasta oli meil selliseid 3, siis võttis omavalitsuste liit võttis vastu otsused ja me läheme selle teemaga edasi ja nüüd me saime siis 8 aastaks siis uue projekti rahastatud ja siis nüüd täna me saame siis esmakordselt nüüd uuel perioodil kokku initsiatiivgrupiga, kus on siis perearstid, kus on vallavanemad, kus on sotsiaaltööjuhid, kus on erinevad teenusepakkujad, nii et meid on täna kuskil 20 inimest koos. Ja siit me siis täna vaatame, et kuidas me siis edasi lähme. Ja mis nüüd selle projekti raames on nüüd väga oluline teema on see, et me hakkame koostama strateegiat, sotsiaal- ja tervishoiu sellist ühistrateegiat maakonnale. Siiani on olnud selliseks dokumendiks meil terviseprofiil, et nüüd see heaolu profiil tuleb nagu laiem ja tuleb selliste suuremate eesmärkidega. Mis siis veel? Meil on sellised suuremad asjad. Siin on hea öelda praegult, et 25. septembril on Sadolin spordihoones hästi suur heaolu mess, kus on siis kõik see tervis, turvalisus, sotsiaal, kõik on esindatud. Meil on hästi tore päevajuht seal, tema nimi on Ott Ojand. Ja see tuleb hästi võimas päev, et ikkagi selleks, et seda tervise teemat nagu tähtsustada ja tuua ka need erinevad teenusepakkujad kokku. Siis maikuus ilmus meil terviseleht kõikides vallalehtedes, kas on juba ilmunud või on ilmumas. Siin me siis teeme podcaste, täna meil on üks podcast, neid tuleb aasta jooksul veel tervise sotsiaali teemadel. Tahate mingit puud istutama täna, mis sellega on? Jaa, me lähme sellist puud istutama, mis on nagu selline sümboolne. Selle kinkis meile Sotsiaalministeerium selle puhul, et eelmine aasta täitus paikkonna tervisedendusest 30 aastat. 1995 siis maakondadesse tervisedendajad tulid. Aga see puu nüüd ei ole nüüd ainult nüüd see tervisetenduse sümbol, ma ütleks, vaid ta on ka tegelikult nagu ka selle terviku sümbol, et me istutame sellise hapra tammekese, mida me vaatasime, kas ta on elus või ikka või ei ole, et ta nüüd meil seal mitu nädalat oodanud seda istutamist. Ma loodan, et on elus ja istutame ta täna haigla ette, haiglapolikliiniku ette, nii et teeme sellest hästi toreda sündmuse, teeme siis pilti, hakkame seda tammekest seal kastmast käima ja 100 aasta pärast on temast hästi võimas suur tamm kasvanud, nii et meie seda võib-olla ei näe, aga meie lapsed äkki näevad. Väga vahva. Millal see tervik siis nagu valmis saab? Seda kuupäeva aastat on ka keegi paika pannud, et millal see siis kõik peaks toimima hakkama? Ütlesin, et seaduses on kirjas, et 1. juuli 2027 peab tervik olemas olema. See on juba. Ja see on kohe nüüd, et tegevused käivad suure hooga, aga see, et ta on moodustatud veel ei anna, et kõik need tulemused ja head plaanid siis on ka juba käigus, et need me peame sisustama. Aga see seltskond on väga koostööaltid ja tahavad kõik teha, et oleks hea. Nii, et kas on mingid üleskutset siin saame ka juba teha, et mingisugused koostööpartnerid on nii-öelda kohustuslikud, aga osad ju vist ei ole, kes lihtsalt tahaks kuidagi aidata või? Tegelikult tervikus on oodatud kõik teenusepakkujad, kes soovivad panustada, aga see tähendab, et sul on kohustus ka näiteks siis selle strateegia väljatöötamises osaleda ja ega sinna ülemäära palju nagu nii ei tule inimesi, aga tänagi näiteks Ojaveere vaimse tervisekeskus ja Masaan on täitsa meil ümber laua sellised suuremad teenusepakkujad, nii et ega meie, mida rohkem meil on koostööpartnereid, seda parem on. Tähtsaid projekte juhib Ülle ja tähtsat maja juhib Piret, et te sinna majja ei satuks ülearu tihti, siis tehke sporti ja sööge korralikult ja magage hästi või minge lihtsalt külla. Aitäh tulemast! Aitäh!